Tere tulemast siis Ageri kihelkonna aabitsa esitlusele. Laseme härra haridusministriga haridusnõuniku ka laseme sisse. Et väga hea meel on teid siin näha ja selle aabitsa üle on minul muidugi eriliselt hea meel, sellepärast et kui ma veel Kohila vallavalitsuses töötasin, siis muidugi muuseumite elu ja tegevus oli üks minu prioriteete kindlasti. Ja muuseumid ongi minu suur paleus ja mis muuseum see on, kui ta ei anna välja raamatuid. Ja ma mäletan, et me käisime Kadriga vist umbes 2 aastat tagasi Raplas ühel õppepäeval, seminaril. See oli rändav kultuurikohvik. Just. Ja seal räägiti siis kohalikest raamatutest, mis on välja antud kas siis kogukonna toel või muuseumid või siis kooliõpetajad või kes iganes. Ja sealt tuli meil see mõte, et see aabits on juba vana, et nüüd võiks nagu midagi uut tulla. Ja siis me tulime sealt selle suure hurraaga tagasi, et anname välja uue aabitsa. Ja siis selgus, et tegelikult selle uue aabitsa jaoks oli seemne juba mulda pannud meie armas Virve. Nii et see raamat on mingis mõttes ka mälestus Virvele, kes ootamatult meie hulgast lahkus ja kellest me tegelikult tunneme puudust siiani. Kadri räägib nüüd täpsemalt, mida see raamat sisaldab ja kuidas see sai kokku pandud. Et meil oli väga väike meeskond, me põhimõtteliselt 3 tegimegi seda, aga olid mõned abilised, kes ühte ja teist teksti kas aitasid kokku panna või mingit lugu aitasid leida, nii et selles mõttes neid abilisi on siiski olnud rohkem, aga meie 3 siis tegime mõned sellised välkkoosolekud ja panime selle raamatu kokku ja ma arvan, et sellest on tulnud väga hea asi. Et soovitan kõigile lugeda, soovitan ka lastele ja ma saan aru, et Kadri räägib siis ka, kuidas see meie valla lasteni jõuab. Nii et minul on igal juhul väga hea meel, et see raamat sai alguse ja sai tehtud ja nüüd ta siis on meil siin olemas. Aitäh kõigile, kes panustasid. Et tookord sai see siis mõte seal rändavas kultuurikohvikus siis idanema pandud, aga nagu ikkagi inimene on selline, et alguses läheb suure õhinaga peale ja siis nagu vaibub see õhin ikkagi natuke maha. Aga siis ikkagi Sigrid nagu torkis tagant ja saigi siis projektid kirjutatud siis kultuurkapitalile ja siis sealt väga palju raha ei saanud kahjuks, siis kirjutasime ka kohaliku omaalgatuse programmi sinna Raplamaale ja saime sealt raha juurde ja muidugi siis väga suures osas toetas ka Kohila vallavalitsus. Et aabits läks ikkagi oodatust kallimaks, nagu ikka need asjad kipuvad minema. Nii, et kui selles vanas aabitsas, ma ei tea, kas kõik on seda sirvinud, võib-olla ei mäleta enam, vanas aabitsas oli siis nagu ülesehitus sedasi, et oli tähestik ja siis tähestiku järjekorras siis olid meie valla tähtsamad kultuuriobjektid ja inimesed siis siin kirjas. Et siis selles uue aabitsa puhul on siis ülesehitus nagu aastaring. Ma lähen siit nüüd. Jaa, ma lähen noolele. Et väljaandja on siis Ageri muuseum, siis on loetletud siin toetajad. Idee autor on siis Virve Õunapuu. Kolleegiumist juba Sigrid rääkis. Illustratsioonid tegi siis Svetlana Beždomnikova. Jah, ta ei ole, et natuke naljakas jah, et illustratsioonid tegi mitte päris eestlane, aga ma tunnen seda inimest ja ma võiks öelda, et ta on võib-olla rohkem kui mõni eestlane, rohkem eestlane. Et selles suhtes ma pidin teda väga muidugi abistama, eriti rahvariiete osas, et nagu nendest ta ei teadnud midagi ja mõnikord tuli isegi mul oma mõte talle paberi peale sirgeldada ja siis ta küsis ühe korra mu käest, et sa oleks võinud ise need illustratsioonid joonistada. Noodigraafika tegi siis Aivar Kaseste ja kujundaja oli siis Riina Sildve. Ja ülesehitus ongi siis 12 kuud.
kõigepealt on siis kuu nimi ja kuidas siis nagu kuu on oma nime saanud, et lastele nagu see ära seletada. Siis tulevad kuu rahvapärased nimetused, et kuidas meie esivanemad siis neid kuid nimetasid. Siis tuleb see rahvapärane kalender, et need tähtsamad rahvapühad, et kuna ka meie esivanemad tegelikult ju elasid selle vana rahvakalendri järgi ja kahjuks need kipuvad unustusse vajuma. Et meie, kes me võib-olla selle asja siis sees siin oleme ja igapäevaselt sellega tegeleme, meile tundub see nagu loomulik, aga tegelikult nagu lapsed tänapäeval enam ei tea, on ainult jaanipäev, Kadri-Mardipäev, eks ju, neid vastlapäev ja need ongi vist kõige tähtsamad pühad, mida ka siiani nagu tegelikult tähistatakse. Aga teised nagu kipuvad unustusse jääma ja kuigi tegelikult siia sai valitud nagu sellised rahvakalendri tähtpäevad, mida siis ka siin Põhja-Eesti pool rohkem tähistati, sest Lõuna-Eesti pool näiteks, seal on hoopis selliseid rahvapäraseid pühasid, mida üldse siin pool ei tähistatud ega tuntudki. Ja siis tuleb meie oma pärimus, tuleb siis tegelikult mul on siin valesti kirjutatud vanasõna, vaid hoopis mõistatus. Et vanasõnad on ka toredad, aga siin abitsas on mõistatus. Siis on meie kihelkonnas siis üles korjatud laul või mäng. Siis tulevad murdekeele sõnad, sest tegelikult paljud ei teagi, et siinkandis on ka olnud Hageri oma murrak, mis on siis selle kirjakeele tulemise kaudu väga ära kadunud. Et oleme valinud siia selliseid toredaid sõnu, mida kuskil mujal nagu ei ole täheldatud või siis on hästi harva ette tulnud. Ja meie mõte oligi see, et lapsed saavad siis neid sõnu ka kasutada, võib-olla kuskil lausetes, et need on neil silma ees, nad saavad neid, et võib-olla ka naljaga kasutada, et lihtsalt rikastada seda meie keelt. Ja siis tuleb muistend või mälestus või siis või mõni legend kohalik, et sain ka ise väga palju neid kogumas käidud ja siin on ka palju inimesi, kes oma mälestusi või lugusid rääkisid. Ja muidugi retsept, sellepärast et toidulaud on ju alati väga tähtsal kohal olnud. Et retseptid valis välja siis Sigrit, et neid on siis mitmest raamatust, ka kohalikke pärimusi on siin, et võib-olla Sigrid, sa räägid sellest retsepti valikust? Jah. No põhiliselt ma võtsin need retseptid Karl Mottanderi raamatust Kulinaarsed vested. Loodetavasti kõik inimesed kohalikud teavad, mis raamatust ma räägin. Ja see raamat on mind ennast väga palju puudutanud, sellepärast, et kui ma lugesin, et Kohilas, Tohisoo mõisas tehakse söögiks artišokke ja siis mõtled, millal see raamat välja on antud, millal see on kirjutatud, et see on 1930-ndatel, et peaaegu siis 100 aastat tagasi tunti Kohilas juba artišokki, eks ole, et mida meie võib-olla praegu ka igapäevaselt kogu aeg ei kasuta, aga tänasel päeval on see poes müügil. Ja seal oli veel mitmeid selliseid retsepte, kus toidu nimekiri, millest siis mingi toit valmistada, sisaldas selliseid toiduaineid, mida võib-olla ei oskaks arvatagi, et juba 100 aastat tagasi siin Kohilamail kasutati või tunti. No küll mitte, ütleme võib-olla lihtrahva hulgas. Tegemist on ikkagi mõisahärraga ja tema raamatuga. Aga mitte ainult Mottanderi raamatust ei võtnud ma neid retsepte, vaid ka Merlel on üks ajalooline raamat, mida ta võib ise näidata, et sealt talust, kus ta elab, selle endine perenaine on kirjutanud sellise retseptiraamatu ja kui ma õigesti mäletan, siis ta õppis Saku kodumajanduskoolis ja sealt sai siis ilmselt inspiratsiooni, võimalik, et ka mingid retseptid on sealt pärit. Mis aastast see raamat on, ei tea, aga ka vähemalt 100. No ega ikkagi 100 aastat tagasi. Ja üle 300 retsepti on siin. Et väga selline
ainukordne ja siis vähemalt üks retsept vist oli agerist, on pärimuslik hageri, piparkookid hageri moodi, jah. Et Toivo Ernits siis rääkis loo, kuidas nemad lapsepõlves siis piparkooke tegid, et mitte nii nagu tavaliselt, vaid siis rasvaainena kasutati panni peal praetud pekikõrneid. Ma tean, et paljud lapsed ei teagi, mis need pekikõrned üldse on, aga mina lapsepõlvest mäletan, et minu vanaema tegi ka ja need olid väga head. Ja sealt siis see välja sulanud rasv, see siis pandi piparkookidesse, mitte ei pandud võid, vaid just see välja sulanud rasv, et see on väga huvitav, et seda ma ei ole kuskil mujal enne kuulnud. Ja, no niimoodi saidki need valitud ja muidugi ma proovisin valida sellised retsepte, millest lapse jõud üle käib, et ma ei pannud mingisugused udupeeneid, et ma ei tea, lambapraad punase veini kastmes või midagi sellist ma ei pannud sinna, vaid ongi õunasupp ja mingid väiksed koogikesed ja asjad, et tegelikult peaks iga laps sellega hakkama saama, kui ta seda raamatut loeb ja neid retsepte sealt ka siis jälgib. Kõik ribitult. Ja lõpus siis tuleb ühe rahvarõiva eseme tutvustus ja tutvustab siis seda pääsuke. Aga miks just pääsuke? Ma arvan, paljud teavad, aga paljud ei tea, et tegelikult see, et pääsuke on meie rahvuslind, see sai alguse Gustav Põldmaast, kes oli siis Hageri koolis siis loodusainete õpetaja ja ka loodusajakirjanik. Ja tema oli see mees, kes tegelikult algatas Rahvamaja ehituse. Ta oli ka Hageri haridusseltsi liige. Ja tema siis tegi ettepaneku, et kui oli see konkurss, et valida rahvuslinnuks suitsupääsuke. Ma arvan, et ta esitas väga head argumendid, sest milleks muidu valiti just pääsuke meie rahvuslinnuks. Ja sellepärast teeb ka seda pääsuke ja sellepärast on ka pääsuke siin meie Aabitsa kaane peal. Nii. Ja hakkabki siis Aabits septembriga, sellepärast, et septembris lähevad ju lapsed kooli ja sellepärast hakkab ka meie Aabits septembrikuuga. Siin ma tõin siis välja septembrikuu siis rahvapärased nimetused ja siin on nagu pildid siis, ütleme, et need suured pildid on ka inspireeritud siis vanarahva siis nendest töödest ja tegemistest või siis mõnest rahvakalendri tähtpäevast. Et septembris sai siis karjapoiss, kes siis veab oinast ümber kivi. Et karjapoiss hakkas lund ootama, et koju saada. Ja kui lund loota ei olnud, tuli valget oinast 3 korda ümber kivi vedada. Mõnikord see aitas. No, mõnikord tuli lumi maha, mõnikord ei tuli. No, ei tulnud, siis sai koju. Oktoober. Oktoobril on ka väga palju rahvapäraseid nimetusi, et mõnel kuul on nagu vähem, aga mõnel kuul on rohkem. Millegipärast jah, oktoober on nende nimede poolest hästi rikas. Ja muidugi oligi, et ilmad muutusid juba vihmasemaks, tuulisemaks, vanasti eriti, asfalteid ei olnud, teed läksid poriseks. Et siin ka selline pilt siis. Jah, meie taotlus oligi, et kunstnik joonistaks sellised hästi lapsepärased pildid. November. Et novembris siis jah, on hingedekuu. Hingedele pöörati ka väga suurt tähelepanu. Et arvati siis, et meie esivanemate surnud hinged tulevad siis meile külla, neile kaeti laud, vahest isegi saun köeti soojaks. Et kõik ikka selleks jah, et perel ikka hästi läheks ja süüa oleks ja kõik terved oleksid. Detsember on siis jõulukuu, talviste pühakuu, talvekuu. Et siia me taotluslikult ei pannudki nagu jõulusid, sellepärast, et jõulud tegelikult tulidki hiljem, aga panime sellise toreda rahvakombe nagu see Tahma Toomas. Et see komme on kahjuks kadunud, kuigi Hageris vahepeal püüti seda ellu ärgatada, ma mäletan, tassiti seda Tahma Toomast ukse taha.
et see oli päris tore ja tegelikult sellepärast ka, et siis lapsed loeksid ja võib-olla neil tekib ka tahtmine sellist nalja teha. Nii, jaanuaril on väga vähe nimetusi, aga siis oligi, et ilmad olid juba külmad, sai hakata talviseid töid tegema. Et see oli siis parim aeg, jaanuar-veebruar, puid saagida ja metsast välja vedada, kuna teed olid külmetanud ja arvati ikkagi, mis on ka tõsi, et talvel lõigatud puud ikkagi säilisid paremini, pidasid paremini vastu. Nii, veebruaris on küünlakuu vastlakau, kuigi ka tegelikult ju vastlapäev on liikuv püha, et ta võib ka märtsis juhtuda. Aga veebruaris on lihtsalt tore kelgutada ja lustida ja kindlasti lapsed seda õues tegid, mitte ainult vastlapäeval ei lastud liugu. Märts. Vanasti oligi rohkem nagu, et kui juba märts tuli, siis mõtlesid, et nüüd tuleb kevad, aga tegelikult viimasel ajal on kuidagi niimoodi, et märts on veel selline sügav talvekuu, aga päike ikkagi juba soojendab rohkem. Ja siis oligi, et tüdrukud said juba isegi proovida, et lakka magama minna, ma küll ei kujuta ette, märtsis lakas magada, seal võis väga külm olla, aga ma arvan, et nemad olid rohkem karastunud ja harjunud. Ja poisid siis piilusid kurva näoga alt. Ja käisid võib-olla neid ööse kollitamas seal lakas. Aprill selline rõõmus juba kevade ootuskuu, et võib-olla sai kari juba välja karjalaskepäeval, et 1. aprill oli tegelikult karjalaskepäev, et rõõmsad vasikad ja lehmad said siis pimedast laudast välja. Mais hakkas juba raske põllutöö pihta, sellepärast, et oli ju vaja kõik toit kasvatada ja see oli nagu ülioluline, et külvitööd ja künnitööd ja kõik saaksid õigel ajal tehtud ja vili ja kõik maha külvatud. Ja pange tähele, et siin ei ole hobused, vaid siin on härjad. Et Hageris ka veel, Ageri kihelkonnas 20-ndatel veel künti härjadega. Ja juuni ja mai, need olid sellised juba sellised rõõmsad kuud ja kiigemeistritel oli palju tööd. Vanasti olid väga tähtsad, olid kiigemeistrid. Et hakkas siis noortel see pidustuste ja kogunemise aeg, et mitte ka ainult jaanipäeval, vaid enne seda ka ja suviste pühade aeg juba. Noored võisid hakata kiikuma ja koos käima ja tantsima ja laulma. No ja juuli, nagu kõik enamus sellest põlvkonnast teavad, et oli raske heina tegemise kuu, sest loomadel oli vaja süüa anda ja hein tuli tingimata ära teha. Vahest olidki ilmad, olid vihmased, ei saanud teha, aga kuidagi mingi valemiga pidi see hein ikkagi saama tehtud, sellepärast, et muidu olid ju loomad näljas. Sellepärast on ka nagu juulis on hästi palju ilmaennustusega seotud pärimust. Ja siis meie aabitsa viimane kuu on augustikuu. Siis oli vaja ju kõik see vili ja kõik oli vaja kokku korjata ja salve panna. Et augustis sai teha ka siis esimese uudseleiva. Ma ei tea, kas siin kandis kõik teavad, mis see uudseleib on. Et see ongi sellest esimesest viljalõikusest tehtud leib. Siis mõningad mõistatused panin siia. Nüüd jäävad teile vastata. Mõista, mis see on. Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kostab Seiemaale. No näed, tubli. Ja teine ka, mõista, mis see on. Keerleb, veerleb, aga ilmaski maha ei kuku.
no kuu ei kuku ka maha jah, aga suits. Jah, vot. Ja siis ma panin siia veel näiteks mõne hageri murdekeelse sõna. No arvake ära, mis on küki? Või kes tähendab, jah, vabandust, kes? See on mingi loom. Jah. Siis on põndremaa. On selline mätlik ja künklik maa. Ja siis selline sõna nagu krõppima. See mulle väga meeldib. Mis see võiks olla? Krõppima on taga rääkima. Vot. Nii et te saate kodus kohe järgi proovida. Et tegelikult on neid toredaid sõnu nagu veel, et neid leiate kõik siit iga kuu juurest kaks sõna, 2 murdekeele sõna. Siis ma panin näiteks siia ühe laulu, tore sõit, et ma ei hakka seda, ma kahjuks ise ei ole muusikainimene, ma ei hakka seda ette laulma, aga te saate kõik lugeda, väga toredad sõnad minu arust. Kas me võime siin väikse muusikalise pausi teha? Jaa, me võime väikse muusikalise pausi teha. Johan kutsutud appi, kes on tuntud rahvamuusik, solfeedžoõpetaja, muusikaõpetaja, koorijuht, viivilmängija. No ma trügin siis korra vahel. Sigrid palus, et ma laulaks, ma lähen kohe laulan eelkooli lastega, kus juures septembri laulu ei laula, aga seda ma laulan eelkooli lastega. Väga huvitav on näha, et üks versioon, millega ma olen varem kokku puutunud, üks laulumäng Aadamal oli 7 poega, et see, mis on siin septembri all siis, et sellest on ka tohutult palju versioone kogutud üle Eesti, aga just see hageri, see kohalik versioon on kuidagi olnud see, mida ma olen laulnud ja õppinud, nii et väga tore, aga ma kiirustan hoopis oktoobrisse. Ma ei tea, mis kuulaul see on. Jah, ma ka ei mäleta. Oktoober on kohe tegelikult tulemas. Ja nii, et see on väga, hetkel vist ei saja, aga täna on väga mitu korda sadanud, nii et laulame ühe regi laulu teiega. Vihm mujale maale on pealkiri. Te saate siis kõik kaasa laulda julgelt, ärge häbenege. Ma laulan ühe korra ette selle teise osa ka. Ära saja vihmakene, ära saja vihmakene, ära saja minu peale, ära saja minu peale, vii vihma viigalalle, vii vihma viigalalle, talu vihma Tartumaale, talu vihma Tartumaale, Viigalas on mehed mustad, Viigalas on mehed mustad, naised laisad, mehed mustad, naised laisad, tiidrukud kui tuki otsad, tiidrukud kui tuki otsad, meie mehed kui isandad, meie mehed kui isandad, naised kui emandukesed, naised kui emandukesed, tiidrukud kui neitsikesed, tiidrukud kui neitsikesed. Ja kindlasti siiamaia me tuleme veel novembris selle kohaliku mardilauluga, toome selle nüüd traditsiooni sisse, nii et. Jah, et tegelikult ongi, et selle rahvapärimusega ongi nii, et ju et ta on siit küll korjatud, aga tegelikult neid versioone on ju erinevaid, sellepärast, et rahvas ju käis läbi, noored käisid läbi, tulid teisest kihelkonnast, lauldi, see jäi meelde, et tegelikult need on kõik nii põimunud, et ei saa nüüd täpselt öelda, et vot see on ainult meie kihelkonna laul ja see on siit pärit, et tegelikult see on kõik nii põimunud, et nii. Siis iga kuu juurde sai siis kas mälestus, muistend või legend. Et ma loen teile praegu siit ühe siis novembrikuu legendi, et november oli hingede kuu
ja selle legendi siis rääkis mulle Meedi Õunvärt, kes on siis sündinud 1943. aastal. Vaimud vanas koolimajas. Ostsime Mäeküla mõisa kunagise koolimaja 1985. aastal ja hakkasime seal siis remonti tegema, sest maja oli väga vana ja kehvas seisus. Kõigepealt lammutasime katuse, kuna majal oli peal pilpa katus, mis lasi vihma läbi ja sellel ajal elasime ise aidas. Kui uus katus oli peal, tegime kõigepealt köögi valmis ja ühe väikese nurgakese, kus magada saime. Kolisime siis aidast majja ja ühel õhtul, kui magamise toas olin, kuulsin, et teises toas keegi kõnnib. Lähen siis ja vaatan, mitte kedagi ei ole. Lähen tagasi, kuulen, jälle kõnnib. Lähen uuesti vaatama, ikka mitte kedagi pole. Vahepeal kolistati ka nugade ja kahvlitega ning minu poeg Rene kuulis ka seda kõndimist, sest ühel öösel kargas ta minu tuppa ja küsis kirvest, sest rööblid pidid majas olema. Ütlesin siis pojale, et need on selle maja vaimud ja las nad kõnnivad, nad ei tee meile midagi paha. See kõndimine ja kolistamine õhtuti ja öösiti kestis ikka päris pikka aega, kuid ühel hetkel kadus see iseenesest ära. Küllap vaimud said aru, et oleme head inimesed. Vot siis selline pärimus, et see ei ole küll jah iseenesest väga vana, aga selle pärimuse juured ulatuvad juba väga kaugesse aega, kuna see maja ise on väga pika ajalooga ja väga väärikas. Nii, siin on siis nüüd üks retsept, mille ma välja tõin ja täna on teil võimalus seda proovida ka. Seal supitirina sees on see sama õunasupp, kuigi mina ei pannud sidrunit, vaid ma panin kohaliku Eesti sidrunit natuke juurde ehk seda ebogydooniat. Et igaüks saab ise proovida, võib panna natuke vahukoort ka peale, et mis maitsega see siis on. Ja lõpus siis rahvarõivad, et iga kuu juures siis härra Pääsuke tutvustab siis ühte naise siis rahvariide eset. Et siin panin lihtsalt valikusse praegu, tegelikult neid on ju rohkem. Ja lõpus mõtlesin, et kuidas siis mehed ilma jäävad, et meestel on ju ka rahvariided, kuigi Ageri kihelkonnast ei ole nagu peale vesti vist mitte ühtki asja nagu säilinud, aga no siis tulebki laenata naabrit, et nagu ikka. Et kui sul saab suhkur kodus otsa, siis lähed, koputad naabri uksele ja näed, meie oleme koputanud väga paljude naabrite ustele, et saada oma mehe komplekt täiuslikuks. Et siis vanasti ikka ju tuli rahvariideid väga ei pestudki, et neid tuli tuulutada, toodi kas talvel pandi lume peale, ju särgiriie, valge ju särgiriie, see kõik pleegitati ju pikka aega niimoodi lume peal. Või siis toodi juba siis, kui päike oli väljas, toodi lihtsalt nöörile tuulduma. Ja siis selle kena pildiga siis lõpebki meie aabits. Et võib-olla tõesti, kui lapsed iga kuu juures näevad, no meie lootus on vähemalt see, näevad neid rahvariideid, et neil tekib võib-olla huvi nende vastu, et nad tahaksid nagu endale ka oma kihelkonna rahvariideid. Vähemalt me loodame, et see nii läheb. Nii, ja sellega ongi minu poolt kõik. Et nüüd me tahaks ka tänada selliseid inimesi, kes on meil abiks olnud, ilma kelleta see abits poleks sündinud. Ja kõigepealt siis ma kutsun siia Piret Kuutoki. Piret aitas mind selles rahvariiete osas, kuna tema on neid väga palju uurinud ja selle teemaga tegelenud, siis
siis Piretilt sain ma väga palju abi. Aitäh sulle. Ma olen siis Liila vastu. Ja, aitäh. Nii, siis ma näen, et siin on ka Virve perekonnast Arvi. Et annaks sinule ka, kuna see oli ikkagi mingil määral ka Virve idee. Palun. Nii, siis järgmise aabitsa ma annaks meie haridusnõunikule Kallele, kes saab ka seda võib-olla oma lastele ette lugeda. Et saad ka seda vahest oma lastele ette lugeda. Palun. Et ma viiks need siis meie valla lastele. Jaa, et tegelikult ongi see plaan, et miks me seda tegime, et aabitsad siis saavad esimese klassi minevad õpilased. Et sellel aastal jäime küll natuke hiljaks, aga meil on plaan see korvata, et me läheme siis igasse kooli ja anname esimese klassi õpilastele need aabitsad üle. Jah. Nii, siis Epp Haapsaar. Soovib taga Kohila, Kiriku, Tarimuuseum, soovib Agerimuuseumile järgmist raamatut ja siin on museaalne näitaja. Niikuinii paistab Ageril teise muuseumite hulgast nagu majakas silma, aga siiski. Aitäh. Jah. Et Epp on alati selliste mahlakate ütlemistega ja osad need Epu ütlused ma siis panin siia aabitsasse, aga keeletoimetaja kahjuks ei saanud neist kohati aru ja käskis need enamus välja korjata või sõnastada ühesõnaga see, mitte välja korjata, aga sõnastada ümber. Nii et sellest mahlakusest ei jäänud kahjuks midagi järgi, sest lapsed võib-olla ei mõista seda, mis on ka arusaadav. Nii. Siis ma annaksin järgmise aabitsa, annaksin sellistele inimestele, kes meile ka oma lugusid jutustasid või meenutasid. Sigriti isa, Sigriti isa kahjuks ei saanud tulla. Palun, aga anna see edasi. Ja. Siis Arvot ka ei ole, ma vaatan Arvo Soosalud, siis kes see meile veel rääkis, Rutt Rüttmann rääkis ka oma mälestuse küll. Jah, aitäh. Nii, siis ma Meedijõun Märti kahjuks ei ole, kahjuks ei saanud tulla ka meie küljendaja ja kunstnik ja keeletoimetaja, aga no me saadame neile need postiga siis need aabitsad edasi. Siis ma annaks tegelikult oma autorile ka, Merlele, kes abistas nõu ja jõuga. Palun. Sigritile ka. Ja kuidas ma siis jätan vallavalitsuse ilma, et ikkagi et Allarile ja ka, et teil on ka lapselapsed ja kindlasti on siit, mida neile ette lugeda. Aga kasutame võimalust ka, ja Kohila vallarahvas ja Ageni kihelkonna inimesed ja eelkõige austatud siis toimetuse kolleegium, Kadri, Merle ja Sigrid. Igal lugejal on ilmselt 3 raamat. Esimene raamat on kõige olulisem raamat
mis võib-olla on elumuutev raamat, aga ka võib-olla rahvusele iseloomulik raamat. Näiteks Eepos, Kalevipoeg või Tammsaare teleõigus. Siis teiseks on lugemissõbrad oma lemmikraamat, mida ta ikkagi aeg-ajalt üle loeb, olgu ta kulinaarsed vested või mõni muu raamat. Ja kolmas raamat on seotud õppimisega, elukestva õppega, siis iga õpilane oskab hinnata see esimene õpik, Aabits, on selline raamat, mis talle jääb eluks ajaks meelde. Ja Kohila vallas me võime olla südamest tänulikud, et me oleme nii rikas vald, et meil on lausa oma Aabits ja tahame südamest tänada Karli Mere Siri selle ägeda esituse ja toreda Aabitsest. Aitäh! Ja aitäh, ma annan vastu Aabitsale, palun. Et tegelikult tahaks ka anda oma ühe eksemplari vähemalt oma valla, mitte valla, aga kihelkonna teistele koolidele, et meil on siin kihelkonnas ju tegelikult teisi koole veel. Et vähemalt, et neil oleks see siis kuskil olemas. Ma ei tea, kas siin on Kernu kool, Ruila kool, Kurtna kool. Kurtna on ka, oi kui tore. Nii, aga siis tulge siia. Palun, ja. Ja muideks Kurtna on Saku valla ainuke kool, mis on Ageri kihelkonnas, et need ülejäänud ei ole. Ei ole. Ja Äsna ei ole enam jah. Ja Mõisakool ka on esindatud. Et Kohila gümnaasium tegelikult sai. Et Ageris oli meil eelmine nädal esitlus, siis Kohila gümnaasium sai. Ja siis lähevad meie saadikud edasi siis koolidesse, kus siis jagame sellel aastal siis esimesse klassi minijatele ka kõigile aabitsad, et keegi jäi ilma. Ja tegime neid 1000 eksemplari, et no ma ei tea, palju neid siis jagub. Osad lähevad kingiks ka, et palju meil Kalle iga aasta, palju see aasta läks meid lapsi kooli? 104. 104 läks olema. No kuskil 100. Kahe kooliga veel kokku No siis peaks ikka 3-4 aastaks ilusti jätkuma nendest aabitsatest. Et me mõtlesime, et me ei müü neid, aga kuigi on tulnud ka väga palju nagu ostja soovijaid, siis ma ei, jah, eks me peame mõtlema, sest kas me võib-olla mõned eksemplarid ka ikkagi müüme soovijatele, kes väga tahavad, et jah. Jah, et siis ma arvan, et te saate selle võimaluse osta see siis endale. Aga sellega on siis kõik, et nüüd paluks siia laua juurde kõiki, et meil on siin karaskit pakkuda ja siis see Mottanderi õunasupp, et maske siis ikka see ka järgi. Ja taimetee. Teeme ühe aplausi veel tegijatele ja ma ütleks ka omalt poolt suur tänu, et võtsin kaasa 2 aabitsat, minu ettevalmistus oli natukene kehvem kui vallavalmis, võttis 3 lillekimpu kaasa, aga ma parandan selle vea. Ja ega ma pikka juttu rääkima ei taha hakata, aga tõepoolest, kui esimene aabits tuli, et see oli kindlasti märgiline ja veel märgilisem on see, et me oleme siit edasi läinud ja Eesti kontekstis ikkagi täiesti unikaalsed, ma arvan, oma kodukandina. Kihelkond algab aabitsast ja mets algab aabitsast ja aabitsat ja aabitsaid on vahva koguda. On ju mitmeid näitusi olnud ja praegustki on neid eksponeeritud nii siin Mahla talurahva muuseumis ja ka mujal. Nii et
100 aasta pärast on see aabits kindlasti veel väärtuslikum, kui ta nüüd on. Aga suur tänu teile ja küll te kolmandani ka jõuate. Aitäh ja annan selle Sigridile ja kuna ma Valamäes sõidan tihedamalt mööda, siis ma... Aga aitäh teile ja aitäh, et tulite. Palun nüüd maitsma